Tere tulemast tagasi meie laheda koolipäeva podcasti. Mina olen Andra ja täna on meil külas üks noor laulja Aurelia. Tšauki! Tere! Mul on hea meel, et sa sellel palaval päeval viitsisid tulla üldse. Muidugi. Aga äkki sa räägid, nimetasime hetkel sind nagu noor laulja. Mida selle all siis nüüd öelda saab? Mida sa siis täpselt teed? No hetkel laulan 12. aastat Ellerheinas, mis on siis laulukoor ja see on ilmselt selline põhiline asi, mis on kandunud minuga kaasas läbi kogu nii-öelda siis laulja elu. Tegelen hetkel soololauluga, olen 5 aastat käinud veel Hanna-Linna Vasa muusikalikoolis, tegelenud muusikaliteatriga ning jah, selles suhtes muusika on väiksest peale minuga käinud kaasas. Ehk siis terve elu on põhimõtteliselt ümbritsenud muusikat. See lause ei kõlanud loogiliselt, aga tähendab, terve elu sa oled muusikaga seotud olnud. Jah, võib ka nii öelda, et ikkagi väiksest peale juba olen lasteaias laulnud ja kodus ise kontserte korraldanud kõikidele peretuttavatele ja siis kooliajast peale olen käinud kooris. Aga praegu, kui on meil vaheaeg, kuidas sa siis muusikaga tegeled? Soololaulutunnid on ikka saavad toimuda siis, kui õpetaja vähegi vaba on ja tegelikult nüüd hakkab mul järgmine nädal ka koorilaager, ehk siis ikkagi on ka koorikontserte ja väiksemate ansamblite kontserteid ikkagi suvel. Ja siis, kui on vahepeal paus, siis saan ise nokitseda ja tegeleda. Ja vahepeal ka võib-olla, kui ei jõua just laulda, et siis saab üldiselt tegeleda muusikaga või lugeda muusika kohta, et muusikateooria ja kõik see pool on ka väga huvitav kogu selles maailmas. Aga sinu kogemuste pagas on mega suur. Sa oled, tegeled nii mitme erineva asjaga, et sa oled kooris, eks ju oled ja solisti laulad ja ütleme, mis on selline kõige vingem kogemus nende aastate jooksul, mille üle sa tunned eriti uhkust? Oi, neid on palju. Kooriga on kindlasti erinevad reisid, et koor on pigem selline suure grupi värk pigem, kui et ma seal teeksin üksinda soolokarjääri, et kindlasti on seal ka erinevaid lugusid, kus saab soolosid laulda, aga seal on kindlasti olnud need reisid, mis on sellised toredad asjad. Individuaalselt Hanna-Linna Vasa muusikalikool on väga palju võimalusi andnud mulle ja ma isegi ei nimetaks saavutuseks hetkel mingisugust kindlat kontserti või sündmust, vaid pigem lihtsalt, et kuhu ma ise endaga jõudnud olen. Et see on ilmselt minu jaoks hetkel. Aga mis sa arvad, kus sa oled näiteks 5 aasta pärast? Ma tahaks loota, et lõpetanud mõne kooli muusika vallas, siis laulmise vallas. Ja ma arvan, et kui mingisugune uks sulgub, et siis järgmine avaneb ja loodetavasti, kui selleks hetkeks on läbitud kool, et siis on kuskile edasi liikuda, kus ma saan teha täpselt seda, mida ma tahan. Sa mainisid ka muusikale minu meelest, mäletan õigesti. Äkki avaksid ka selle ukse meile, see tundub kuidagi väga selline põnev. Ja nii kaua, kui on käinud minuga kaasas muusika, on ka teater käinud kaasas. Nüüd, mida vanemaks ma olen saanud seda rohkem, et ma olin äkki 12, kui ma läksin siis Hanna-Linna Vasa muusikalikooli, mis siis keskendubki konkreetselt muusikalidele. Ehk siis meil on seal näitlemistunnid, laulutunnid, tantsutunnid ja seal saab kõike seda kompotti ühes koos teha. Ja sealt alates on väga palju kaasas käinud teater. Et alustades siis muusikaliteatrist ja ooperist ja kõigest sellest maailmast, pluss tegelikult ka tavalised draamatükid. Et väga naudin ka seda poolt. Muusikale ise niimoodi otseselt teinud ei ole, aga vaatamas olen väga palju käinud ja olen väga palju muusikali numbreid teinud, et pigem selle kooliga siis üksed väiksemaid muusikale oleme teinud küll. Ja. Aga tahaksid sa kunagi olla mõnes suures muusikalis? No eks see
eks see unistus ikka on natuke kuskil südamesopis, et kuigi ma praegu olen valinud erialaks klassikalise laulu, mis otseselt pole siis muusikalilaul, vaid pigem siis selline näiteks kirikumuusika või siis ooperi pool hoopis, et isegi kui see on hetkel minu selline eelistatum suund, siis ma kindlasti ei välista, et ma tulevikus ei tahaks teha muusikale, et muusikalid on ikkagi südames olnud pikka aega. Aga kuidas sa üldse sattusid muusika juurde? Et miks sa kunagi ammu tahtsid näiteks laulda? Tahtsid süvitsi minna sellesse? Kusjuures see küsimus tekkis, kui me enne rääkisime, et millest rääkida, siis ma mõtlesin ka, et aga kust ma üldse jõudsin selleni ja küsisin kodus emalt siis, et kuidas ma üldse sattusin laulma ja ta ütleski, et väiksena käisid kodus hästi palju sellised Entel-Tenteli plaadid ja Tviini Põngered ja kes kõik selliseid laule tegid teleekraanil ja et ma väiksena ikkagi kogu aeg tahtsin esineda, tahtsin lavale, tahtsin laulda ja siis tegelikult vanaema on öelnud, et see küll kõlab natuke klišeena, aga et hakkasin laulma enne kui rääkima, et sellised viisijupid tahtsid mu suust enne välja tulla kui sõnad. Ja siis ema panigi mind sellisesse algul laulumänguringi, mis oli selline väikeste laste ring, kus sai laulda ja tantsida ja kõike toredat teha koos. Ja siis natuke hiljem enne kooli läksin ma Musamarisse, seal oli siuke laulustuudio, kus me laulsime, lisaks lasteaias tegelesin juba nii palju, kui oli vaja mingisuguseid soololaule laulda ja käisin seal muusikaõpetaja vedas mind ka siis erinevatele lauluvõistlustele ja sealt edasi juba läksin kooli ja koori ja igale poole mujale. Aga praegu, ütleme, sooloartistina on võimalus ka mingitel konkursitel käia või pigem mitte? Konkurss on. Ma hetkel tunnen, et ma olen oma arengus sellises punktis, et ma nüüd kohe võib-olla ei ole valmis, kuna ma liigun ühelt tehnikalt mingil määral teisele, et lähen sellelt muusikali ja kõigelt sellelt poolelt üle klassikalisele, et siis kohe praegu ühtegi võistlust ma ise ei otsi, et see ei ole mu eesmärk, et pigem on eneseareng selline suurem eesmärk. Aga on konkurss ikka tegelikult nii klassikalistele lauljatele kui poplauljatele, et kui nüüd mõni järgmine konkurss tuleb, et eks ma siis vaatan ja uurin, et kas minna või mitte. Aga ütleme, kui sa lasteaias käisid, kui tihti sa sattusid lauluvõistlustel, kas oli selline iga-aastane mingi kindel võistlus, kus sa käisid? Pigem vist vanemas eas sattusin äkki paarile lauluvõistlusele, et on paar tükki, mida ma ise niimoodi mäletan hästi, et väiksemana ilmselt ei mäleta, et laps viidi laulma kuskile ja ega täpselt ei tea, et ühte ma mäletan hästi, sest mul õde sündis täpselt samal õhtul, kui oli võistlus ja teine siis oli ka selline Silleri lauluvõistlus oli kunagi, kus ma siis ka käisin. Aga jah, sellest on selline udune mälestus pigem, et ma ei ole olnud selline tihe lauluvõistluste laps siis vanemas eas, et pigem olen tegelenud sellega, mis meeldib kui võistlemisega. Aga on sul ka mõni selline, kuidas ma ütlen, äpardunud võib-olla kogemus, mis on sul väga erksalt meeles, kus sa tunned, et issand jumal, vaat see ikka läks jumala metsa, mis nüüd juhtus? Väiksemas eas ikka on, tegelikult vanemas eas ka, et väiksena ma mäletan Ellerheinaga oli meil Estonia kontserdisaalis kevadkontsert ja mina pidin mängima Väikest nõida ja laulma siis Väikese nõia soololaulu ja laulsin seal alguses on süke la 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 ja laulsin selle jupi ära ja siis pidid sõnad tulema ja neid sõnu ei tulnud. Et koor tantsis mul taga ja klaverisaati mängis ja lihtsalt sõnu kuidagi moodi ei tulnud. Ja siis 2 rida niisama kõikusin seal laval ja siis tulid sõnad meelde ja hakkasin salmiga otsast peale, et klaverisaati tuli siis kaasa minuga. Et selline väiksemas eas ilmselt on rohkem meeles, et siis oli kuidagi see hirm ja pettumine endas suurem, et praegu kui midagi laval vussi läheb, et pigem ma õpin sellest, kui et jätan selle kui negatiivse kogemusena meelde. Aga mis sind üldse hoiab muusika juures? Et
mis on selle kõige võlu, miks sa oled selle alaga tegelema jäänud? On hea küsimus, eks ju. Et paneb mõtlema. No ikkagi ma olen mitu korda siin tekstis on läbi käinud, et kuidagi eneseareng ja laulmine ei ole lihtsalt see, et ma teen suu lahti ja hakkan laulma, vaid sellega käib nii palju kaasas. Ja just kuna mina olen omaenda instrument, siis selline oma keha tunnetamine, oma emotsioonide tunnetamine, et kõik, mis minu kehas toimub, kandub edasi laulmisesse tegelikult. Et kui on olnud halb päev, siis laulutundi see võib-olla kandub samamoodi edasi, et vahel on häälest ära kuulda, et oled näiteks väsinud või oled näiteks nutnud millegi tõttu ja see on kohe hääles tunda. Samas kui on olnud väga rõõmus päev, et siis lauldes samamoodi on toonist seda kuulda. Et selline oma keha tunnetamine ja enda kuulamine on minu jaoks väga-väga olulised punktid, et läbi selle ma saan nii palju ennast tundma õppida. Et kui ma tegeleks mingisuguse muu erialaga, siis ma peaks ilmselt leidma mingi muu mooduse veel, kuidas läbi mõne muu hobi võib-olla ennast tundma õppida. Aga just see, et mina olen enda instrument. Ja muidugi, muusika on minu jaoks väga-väga inspireeriv asi, samamoodi nagu teater, et need käivad käsikäes minu jaoks ja kui ma näen näiteks laval midagi inspireerivat, kui ma käin kuulamas muusikat ise, et kui ma seda mingil hetkel ei tee, et kui käin kuulamas, et siis kui mõni teine inimene teeb midagi väga-väga hästi, siis see inspireerib väga ja tihtipeale teatrist välja minnes või kontserdid välja minnes tekib soov ise ka nüüd jälle minna koju ja hakata nokitsema ja laulda ja et jah. Oled sa ise ka muusikat kirjutanud? Olen. Mitte nüüd niimoodi suurelt või et kuidagi seda avaldanud, aga üle-eelmine aasta pidin muusikaolümpiaadiks kirjutama ise ühe sellise teose, et siis see oli pigem selline koori või ansambli teos ja hetkel samamoodi kirjutan sellisele väiksemale ansamblile teost, et need pole nüüd sellised asjad võib-olla, mida ma kuidagi suuremalt jagaks, aga endale, et paned mõtted kirja ja saad luua mingisuguseid akorde näiteks ja et olen, aga et see ei ole pigem see suund, mis ma võtta tahaks, et vahepeal. Aga ütleme, kui sul need ideed tulevad, et kuidas nad tulevad? Kas sul tulevad lihtsalt lambist näiteks keset tööd, ärkad üles ja tunned mingi 2 akordi, mis nagu sobiks või sa reaalselt istudki näiteks laua taha ja siis mõtled või kuidas sul tulevad need inspiratsioonilained? Need 2 asja, mis ma nüüd teinud olen, need on sellised, et ma olen pidanud need võib-olla tegema, et mul on tekkinud mingisugused sõnad ja mul alati, kui ma pean mingit asja kirjutama, siis mul tulevad alati enne sõnad kui viis, et tihtipeale on selle viisi kirjutamises suurem plokk kui sõnade, et üleüldse ma panen endale mõtteid kirja niisamagi, et see ei pea üldse laulu jaoks olema, vaid kui on vaja lihtsalt ennast kuskile väljendada, siis kõige parem väljendusviis on võtta kas siis telefonist notesid, kui ei ole juures juhuslikult paberit ja pliiatsit või siis paber-pliiatsi märkmik, et kuhu lihtsalt mõtteid üles kirjutada. Ja viisiga on pigem see, et ma istun klaaveri taha ja hakkan kas või siis katsetan erinevat pidi või vahepeal on ka see, et tänaval näiteks kõnnid ja siis tuleb pähe lihtsalt mingi viisijupp ja siis võtad kohe salvestad selle telefoni üles endale, lähed koju, saad kuulata ja vaatad, et kas sealt tuleb midagi või ei tule, et jah, see pigem tuleb niimoodi, aga seda, et ma öösel üles ärkaks ja 5 pähe tuleks, et seda ei ole. Kuidas su pere muusikaga seotud on? Kas ainult sina oled see, kes muusikaga tegeleb või on peres veel keegi, kes teeb? Muusikaga niimoodi tegelen ainult mina. Noorem õde on ka laulnud ja laulukonkurssitel käinud, aga hetkel see vist pole ikkagi nii väga tema suund, et ta vist ei taha sellega niimoodi
tulevikus tegeleda, noh, kuigi tal on veel aega, et annet tal on. Ja vanemad on pigem sellised kunstiinimesed küll, aga jah, et laulusuund ei ole see, millega nad tegeleks igapäevaselt. Aga ütleme, kas sa oled ka näiteks kellegile soovitanud, et kuule, sa võiksid laulmisega tegeleda? Pigem on seda, et kui ma olen käinud mingisugusel võib-olla kontserdil või teatris, et mis ei ole nüüd näiteks suur teater, et ongi näiteks koolis tehakse erinevaid lavastusi vahepeal või muusikalavastusi või mingid kontserdid, et siis ma olen küll öelnud inimestele, kui ma näen või ise vaimustun, ongi mingisugune väike koolilavastus, et kui ma kuskile peaksin sattuma ja vaimustun seal kellestki, et siis ma pigem olen see, kes ikka alati läheb ütlema, et mind võlus, et sa võiksid väga sellega edasi tegeleda. Aga jah, niimoodi otseselt ei viska pähe, välja arvatud oma õde, kellele ma olen küll öelnud, et annet on, et sa võiksid tegelikult laulmisega tegeleda. Aga on sulle tuldud ütlema ka midagi negatiivset? Kuule, sa laulad nii rõvedalt või jumal küll, kuidas sa julged üldse laulda või on selliseid kogemusi sul olnud? Ma vist ei ole nii palju solistina esinenud, et niimoodi oleks keegi ütlema tulnud, et seda niimoodi ei ole. Pigem on see, et kui on kontsert ja näiteks lauluõpetaja kuuleb, et siis on see, et mis ma ise tundsin, et läks valesti ja võib-olla mida siis soovitatakse, aga niimoodi negatiivselt õnneks ei ole mul veel ühtegi kogemust. No ma loodan, et neid ei tule ka. Tegelikult ma tean isegi, et sa oled väga andekas laulja ja oled aidanud ka põhikoolis meil kooril ju laulupeole saada tegelikult. Mäletan neid proove küll, kõik oli väga vaibustuses. Aurelia tuli, ta laulab kas meiega, see oli täiega vinge. Aga tegelikult me jõudsime praegu nüüd laulupeo juurde. Räägi mulle, mitu korda sina laulupeol oled käinud? Kui ma nüüd ei eksi, siis äkki 4 korda. Ega täpselt ei teagi, neid on juba nii palju tulnud, et jah, 2011 oli vist esimene. Ja sealt edasi siis olen kõik aastad käinud, kui on olnud vähegi. Kas laulupidu on sinu jaoks kuidagi eriline sündmus? Kindlasti. Minu jaoks kõik sellised isamaalised laulud ja kogu see selline rahva kogunemine ja et üldse, erinevaid suursündmuseid on, aga et on selline muusika suursündmus, siis see tähendab mulle väga palju, pluss see, et kogu kuidagi rahvas tuleb kokku ja ikkagi mulle kodumaa on nagu selline, ikka on, kõigil on oluline, aga et seal ma tunnen seda energiat teistmoodi, tunnetan teistmoodi seda võib-olla, et laulupidu on kindlasti üks väga, väga oluline sündmus mulle. On sul ka mõni lemmiklaul äkki laulupeo repertuaarist? Oi, neid on nii palju ilusaid, kõik need isamaalised laulud järjest, et ega niimoodi pähe ma ei oska ühte nimetada, et ei taha ühte teisest kuidagi kõrgemale tõsta, kõik on ilusti. Aga mõndadel seal lava peal need emotsioonid kuidagi kerivad nii üles, et mõni lausa nutab. Oled sina samasuguses olukorras olnud? Olen, ikka. Selles suhtes, et kas nüüd lahinal nutan, aga eks ilusate lauludega ikka muutun emotsionaalseks, et mitte ainult laulu peal üleüldse mujal ka, et pigem olen see, kes väljendab oma emotsioone, kui hoiab neid kuidagi kinni. Aga äkki tuleb sul ka mõni huvitav mälestus seoses laulupeoga, mis võib-olla ajas sind väga naerma või just oligi mõni selline väga ilus hetk, mis sulle kohe meenub näiteks, kui sa laulupeole mõtled nüüd? Ma ei tea, minul tulevad kohe ette need mingid õhtused laulmised, need viimased laulud, kus laule korratakse veel ja ei, need emotsioonid on tõesti vinged, aga mis sinul kohe pähe torkas muidu? Võib-olla nüüd see vist oligi viimane laulupidu, kui oli eelmine päev, või enne laulupeo seda avarongkäiku, eelmine päev oli meil proov seal samas lauluväljakul ja siis hakkas hullult tugevasti vihma sadama, et
ja kuidagi jälle, et need kõik laulad on seal koos ja kuidagi see, et see Eesti ilm tuleb ja on seal ja me ikka laulame seal kõik koos selle vihma all, et isegi kui see oli proov, et siis sellised momendid on hästi toredad minu arust, kui nii-öelda tegelikult ju Palju taeva all laulda ja vihma sajab, et see oli lihtsalt, mis on viimane laulupidu, tore mälestus sealt vihmase ilmaga. Ma mäletan seda, et mina seisin sel hetkel täpselt sealt nagu katuselt väljas, ehk siis meie saime rämedalt märjaks. Ja mäletan, mu laulik oli lihtsalt juppideks ja siis ma pärast läksingi koju, mingi triikisin ja föönitasin seda laulikut ja mingi täiega kleepisin, et see üldse koos püsiks. Aga samas, mul need laulikud on kõik alles, need on ilusti riiulis, need on nagu mälestuse esemed. Ja siis vaatad seda laulikut ja siis mõtle, et mida kõike see laulik üle pidi elama, aga need emotsioonid, mis sealt olid ikka mega vinged. Yeah. Et tõesti, kas sul need käepaelad on alles muidu või? On. Muidugi. Ma tean, päris paljud on need, kes ei võtagi neid ära. Aga ma ei tea, mina nii kaua ei saa hoida neid, kuidagi hakkavad kätt pooma. Aga tegelikult mul on sulle üks küsimus veel, kui me tuleme tagasi just siia noorte konverentsi lainele, et täitsa lõpp, mul täna keel nii sõlmes. Aga selline küsimus sulle. Mille üle oled sina täna tänulik? No, ma arvan, et hetkel kindlasti selle üle, et meil on tegelikult olnud päris head võimalused, just kui ma nüüd arvestan seda koroonaaega siin, et tegelikult on meil olnud ikkagi väga pikalt lahtiriik ja et meil hetkel toimuvad kontserdid, et me saame käia teatris, et inimesed saavad ringi liikuda, sest et mujal maailmas on hetkel olukord pigem keerulisem ja me ei tea, mis meil nüüd tulevik toob, aga praegu on kindlasti see, et inimesed saavad ikkagi tegeleda sellega, millega nad tahavad. Ja et ma arvan, et need hetked, kui me praegu saame teha seda, mis me tahame, et siis seda tuleb kindlasti kuidagi hoida ja hinnata. Aga kuidas sina, või kuidas see koroonaaeg sind näiteks mõjutas ja sinu laulmisi? Kui raske see sinu jaoks oli? Siis, kui see eelmise aasta kevadel esimest korda tuli, siis selleks paariks kuuks kadus minu jaoks täielikult laulmine kuidagi minu elust ära. Et kuidagi, siis oli täiesti ju kõik kinni, ühtegi proovi ei toimunud ja sel hetkel see selline Zoomi maailm oli ka natuke teistmoodi, et siis veel ei osatud neid kooriproove ka niimoodi korraldada, et midagi me tegime, aga minimaalselt ja soolotunde ei toimunud muusikaalikoolis laulutund, et see paar kuud ma olin täiesti eemal sellest maailmast ja siis suvel läks jälle kõik lahti ja siis läksin ma uue lauluõpetaja juurde, Maria Listra juurde ning sealt kuidagi see 3 kuud, mis ma ei olnud laulnud, sai tasa tehtud, et mingil määral mul on hea meel, et see olukord tuli, sest et selle ajaga ma koondasin oma mõtted võib-olla kokku, et siis ma ei olnud kindel, kas ma sellega tahan edasi tegeleda, et kindlasti mingil määral, aga et kas see on just see tuleviku eriala, millega ma tegeleda tahaksin. Ja siis, kui see olukord lõppes ja ma sain uuesti hakata laulma kuidagi puhtalt lehelt ja uue õpetajaga, et siis sai mulle see päris kiiresti selgeks, et jah, see 3 kuud oli keeruline ilma muusikata ja kindlasti tahan sellega edasi tegeleda tulevikus. Aga on sul ka päris selliseid hetki olnud, kus sa tunnedki, et võt äkki teeks mingi sellise vaheaasta näiteks, et võtaks aasta aega ja teeks midagi täiesti teistsugust? Jaa, vahepeal on olnud neid hetki küll, kus sa mõtled, et miks ma tegelen laulmisega või miks ma üldse tegelen muusikaga, et kas ma tahan seda teha või näiteks mõndel kehvematel päevadel, kui emotsioone on palju ja siis tundub näiteks kooris käimine kohustusena
ja kuidagi ei taha, ei taha laulda või kuidagi tuleb mingisugune selline plokk ette, et siis on küll olnud seda, et äkki ma peaksin lõpetama selle, äkki ma peaksin mingisugusele muule erialale hoopis minema ja proovima midagi uut. Aga kuidagi iga kord, kui need mõtted tulevad, siis ringiga ma joon ikkagi tagasi selleni, et ma tahan tegeleda laulmisega. Et kui oleks mingisugune muu eriala, siis see oleks ikka kultuurivaldkonnas ilmselt, sest see on ikkagi nii suur osa minu elust. Ja ikkagi ma jõuan tagasi selleni, et laulmine on see õige asi mulle. Ja nüüd viimasel ajal ma olen selles väga-väga kindel olnud ja enam ei ole tekkinud neid momente, et ma ei taha sellega tegeleda. Sest nende halvemate päevade kõrval on nii palju neid häid päevi, kus ma tunnen ennast iseendana ja tean täpselt, et see on minu mull, millega tegeleda. Käies siis kontserditel või laulutundides või esinemas. Aga selline huvitav küsimus veel sulle, et mis sa arvad selleks, et saada lauljaks, kas selleks on vaja annet või ütleme inimene, kelle suur unistus see tegelikult on, kas ta õpib näiteks ära selle? Ma olen arutanud seda päris mitmete inimestega ja minu arvates on ikkagi et lauljaks sa saad siis, kui sul võib olla 1% annet, aga 99% peab sellest olema töö. Et ikkagi kui sul on eesmärk ja mingisugune unistus, siis kindlasti pingutada selle poole. Ja jah, anne on pigem väiksem osa sellest, kui sa ei oska tööd teha. Ehk siis kindlasti see töö tegemine ja pühendumus on olulisem osa, ma arvan, sellest, et kuskile jõuda välja. On see siis lauljana või kellegi teisena. Aga sa kuidagi bändi tegevusega oled ka seotud või ei ole? Ei ole. Algklassides niimoodi koolis selliseid klassis tekkinud bände, et neid ikka oli, aga niimoodi, et kuskil esinenud bändiga, et seda ei ole teinud. Aga mis sa arvad, kas tulevikus võiksid olla näiteks bändis solist? Hetkel on mu suund ikkagi sellise klassikaalise muusika poole, et pigem hetkel see ei ole minu prioriteet. Kui mõni võimalus kunagi avaneb, siis ma arvan, et ma seda kuidagi ära ei aja, aga jah, hetkel ei ole olnud niimoodi mõttes, et tulevikus bändi teha. Ma loodan, et kõik su eesmärgid, mis sa oled endale pannud, et sa need saad täidetud, et su unistused saavad teoks. Ja mul on väga-väga suur hea meel, et sa siia tulid ja rääkisid meile ja avasid seda muusikamaailma. Ja et sellised võimalused on üldse olemas, et käia sellistes muusikakoolides ja näiteks muusikaliga tutvuda ja kõik selline. Et mina näiteks seda ei teadnud, nii et see oli minu jaoks juba väga põnev ja ma loodan ka, et meie kuulajatel, vaatajatel oli tore. Aga aitäh, sa tulid ja teistega kohtume juba järgmisel korral. Tšau! Tšau!